Ma lihtsalt natuke valetasin sulle. See paneb ameeriklased väga halba valgusesse. See video jätab mulje, et ameeriklastega on midagi tõsiselt valesti. See on potentsiaalne esindaja Ameerika Ühendriikide Maini senatis demokraatliku partei eest ja mu mõistus on lihtsalt plahvatanud. Millised kvalifikatsioonid sul on, et teenida Ameerika Ühendriikides? Senatus? Ma kandideerisin ametisse mitu korda. Ei võitnud, aga kandideerisin küll. Ja siis sina? Ära ütle, et sa ei võitnud. Ei. Ma olen laulukirjutaja ja siis kirjutan oma raamatuid. Ja siis arvan, et minu läbipaistev ausus, ma ei valetaks inimestele ega petaks inimesi nagu meie. Ma mõtlen, sa oled praegu petlik, teeskled, et oled midagi, mida sa tegelikult ei ole. Sinu kvalifikatsioon senatisse kandideerimiseks on see, et oled ise oma raamatuid kirjutanud. Vabandust, mis kuradima imelikku asja ma just vaatasin. Kas see oli päris debatt, kus see inimene istus seal kui võimalik demokraatliku senati kandidaat? Ma olen täiesti hämmingus. Peale selle, et tema, olgu ta siis tema või mis iganes, väidab, et ta ei valetaks ega petaks kunagi inimesi ja ilmselgelt. Siin on midagi petlikku. Mida ta kannab seljas? Miks nad arvavad, et see on sobilik? Miks sa arvad, et öelda, et oled laulukirjutaja ja kirjutad oma raamatuid on õige? Palju õnne muide, et keegi teine ei kirjuta sinu raamatuid sinu eest. Ei ole. On mis toimub? See video läks ilmselgelt väga viraalseks, sest inimesed olid šokeeritud, et see on üldse võimalik, et sa võid jõuda sellesse punkti senadi kandidaadina. Jällegi, teda ei valita kunagi. Seda inimest ei valita mitte kunagi. Tema nimi on Ashley Webb. Ma tegelikult ei tea, kuidas teda nimetada, kas ta on mees või naine. Ma ei tea. Ma lihtsalt ei tea, sest... Mul on nii palju küsimusi. Aga tuleb välja, et ma olen... laulukirjutaja. Et sellel inimesel on palju rohkem probleeme kui ainult need, mis selles videos välja paistavad. Olgu. Ja las ma ütlen kohe, et sul on vaja väikest hoiatust häiriva sisu kohta, sest... See, millest ta kohe räägib, on... Niiele, et sa ajab mind natuke iiveldama. Igatahes. Tere tulemast Pushbacki. Mina olen Meira Ka, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu ja liituge meiega. Meie eesmärk on astuda vastu hullumeelsusele. Ja ma tõesti arvan, et see võib olla üks kõige pöörasemaid hullumeelsusi, mida ma kunagi näinud olen. Sa oled maininud, et oled intersooline. Kuidas see juhtus? Kuidas sa sellest kõigest teada said? Läbi meditsiiniliste dokumentide, mis ei klapi minu sünniandmetega. Okei, oota, sünniandmed? Ja. Kõik selles karjub vaimse tervise probleemide järele. Absoluutselt kõik. Siin pole midagi karismaatilist. Pole ühtki sidusat lauset. Kaamerasse ei vaadata. See ei ole inimene, kes... Keda sa võiksid kunagi senatis valida? Aga tõsiasi, et nad usuvad, et nad võiksid sinna jõuda, näitab lihtsalt, kui halb olukord on. Kas sa saad seda täpsemalt selgitada? Ma ei taha. Kui ma sündisin, siis haigla meditsiiniliste dokumentide administraator kinnitas sünnitõendi ja nad esitasid selle natuke üle 30 päeva pärast minu sündi. Wow. Ja siis öeldi mu emale, et neil said väidetavalt sünnitõendi blanketid otsa. Kui ma pöördusin selle linna sekretäri poole, kus ma sündisin, küsisin neil spetsiaalselt, kui palju teisi sünnitunnistusi see administraator allkirjastas. Selgus, et minu oma oli ainus. Olgu. No. Kas keegi teine ka üldse ei saanud aru, mis toimub? Mul pole aimugi, mis selle loo juures toimub. Jah. Ainus põhjus, miks ma ootan. Siin on 2 nimekirja. Chrissy on cis-sooline naine, Miss Annie on transsooline. Põhjus, mis ma seda ikka veel vaatan, on see, et... Trans ja cis on omadussõnad, mis täpsustavad nimisõna. On sellepärast, et ma lugesin, et mul lekib ka lima ja ma tahan aru saada, mis tegelikult toimub. No mõtlen, miks oli probleem? Mis juhtus? Ma arvan, et ma saan aru, aga ma pole kindel. Mis juhtus? Probleem, millega ma kokku puutun, on see, et kahjuks säilitavad nad sünniandmeid ainult 20 aastat ja kujuta ette, minu oma hävitati. Nii et nüüd ma ei saagi teada, miks nad seda tegid. Aga näe. Teine põhjus, miks ma hakkasin seda uurima, oli see, et mul võeti vereproov ja mu östrogeeni tase oli umbes 285 pgml ja see oli ilma hormoonideta, ainult minu enda kehatoodang. Okei, see on märkimisväärne, okei. Kuidas sa siis jõudsid selleni, et läksid östrogeenitesti tegema? Jõua selleni, kus sa räägid limast. Ma tõesti tahan seda kuulda. Võetud. Mul olid kuumahood ja ma palusin arstil teha östrogeenitesti, aga ma arvan, et nad ei tee seda selle jaoks. Sa ütled nii.
mõte on selles, et sul olid munasarjad või sul on munasarjad, mis toodavad östrogeeni, aga ei pruugi ovuleerida. Noh, ma olen üsna kindel, ma ei tea ovulatsiooni kohta, sest mul olid ka sümptomid, kuni ma hakkasin kasutama östrogeeni plaastrit, mis eemaldas need täielikult. Okay. Ma teeksin seda. Oota muide, taskuhäälingu saatejuht intervjueeris teda kui doktorikraadi omaniku Minu aju. Ma tunnen end tõesti hästi iga tsükli 15. päeval ja see oli 29 päevane tsükkel, mida ma kogesin. Ma mõtlen, see Sul ei ole tsüklit. Ei ole. see kõlab üsna tsükliliselt. Nii et Sel ajal ma kavatsesin. hea, Selle aja jooksul lekkis mul ka lima, mida nad tegelikult ei oska seletada. huvitav. Sa tahad end nimetada transsooliseks, kuigi sa ei pruugi teada, millised kehaosad sul üldse on. Nii et see asi teeskleb või võib-olla neil tõesti on, nagu neil oleks tsükkel ja nad eritavad lima ja issand küll. Issand. Poiss. Igatahes väidab Maini demokraatide transsooline senatikandidaat, et tal on iga kuu menstratsioon pärasoole kaudu. See on Redditi postitus, kus ta väidab, et tal on iga kuu menstratsioon ja veri tuleb pärasoole kaudu välja. Mina. Kui nad tahavad, et ma kasutaksin meeste tualetti, siis ma teen seda. Aga ma ei taha, et mind rünnatakse, ütles ta hiljutise debati ajal. Ma mõtlen, see on Redditi postituseks. See Redditi postitus paljastab, et endine senaator, veebis tuntud kui Spoki 603, kirjutab väidetavalt soodüsfooriast. Ta teatus oma kandideerimisest senatisse eelmisel nädalal. Ma olen trans- ja intersooline naine Farmingtonist ja ma juhin kogu kampaaniat ise. Olen nii kandidaat kui ka laekur. Pole suuri annetajaid, pole mingit masinavärki minu taga. Oh jumal, ta näib kulutavat palju aega, püüdes Redditi foorumites selgitada oma enda sõnul transsoolist ja intersoolist seisundit, selgitades, et tema karjotüüp on XY, mis tähendab, et ta on bioloogiliselt mees. Siiski on tal välised meessuguelundid, kuid ta ütles, ma olen üsna kindel, et olen XX tüüpi, mul on siseelundid. Ta väidab, et ovuleerib ja tal on igakuised menstratsioonid hoolimata sellest, et naiselikke organeid pole tõendatud. Mingil moel tuleb see verejooks välja tema kaudu. Näha. See ajab mind täiesti endast välja. Ja kogu see nähtus, kus inimesed arvavad, et nad on tõsiselt võetavad tegijad, kuigi neil on ilmselgelt midagi peas korrast ära, ajab mind täiesti endast välja, nagu see naine siin. Facebooki sõbrad ja jälgijad. Olen siin El-Senthali pehetervisekliinikus, kuna mu arst palus mul veheproovi anda. Nii et kui su arst palub sul midagi teha, siis Sissi Robert tuletab sulle meelde, et kuula tema nõuandeid ja järgi tema juhiseid. Ei, see ei ole õige. Midagi on selles valesti. Ei ole õige. See on tema esimene reis. ta on valmis. Teie iga-aastane, pooleaastane Mehhiko reis. See kõik ei ole õige ja kui sa vaatad seda kõrvalt vaatajana, siis sa lihtsalt mõtled, et mitte ainult ei ole see õige, vaid ilmselgelt on nende inimestega midagi valesti. Aga kui nad suudavad jõuda selleni, et nad võiksid potentsiaalselt olla seotud senatiga või isegi end selliselt positsioneerida, siis on midagi väga valesti läinud. Ma ei oska midagi muud öelda. Aitäh teie tähelepanu eest selle kuu teadaande puhul.